Erinevates interneti kommentaarides on sind rahvas sõimanud kehkenpüksiks ja niisama suurustajaks, et sa ainult teed suuri sõnu, aga tegelikult sa ei vii seda oma ähvardust ellu, sa ei lase seda punaväelase monumenti siin õhku. Laseme küll, asjad on edasi läinud ja ma ei tea, ma ei ole enam kehkenpükiks pidanud, ma olen eestlane ei ole kehkenpüks. Ja ega ta paistab, et võimude poolt ennem ära ei kao, kui ta tuleb omalt poolt algatada, aga mul on hea meel, et ma selle üteluse ütlesin välja, et ma lasen tõhku, kuid nüüd tulid juurde ka Tiit Madisson oma jõududega, tegid ka avalduse, millega ma olin nõus ka, et minu nimi läheb sinna alla. Asjad lähevad käima, valitsusel on antud veel aega mõelda ja Madissoni jõudude poolt on antud välja lubadus, et järgmisi pühi selle ausamba juures enam ei peeta, sest seda ausammast enam ei saa olema. Aga kui juhtub nii, nagu Madissoniga juba kord juhtus, et pannakse teid vangi ja sind ka? No kui pannakse vangi, siis ma juba sulle esitan tellimuse, hakka mul kuikuid tooma. Ja kui mind pannakse vangi, siis ei ole Eesti riik ja milles ma olengi veendunud, et see ei ole Eesti riik. Sest see, mis siin toimub, see ei ole Eesti riigi vääriline. Kuidas sa kavatsed selle õhku lasta, kus kohas sa lõhkeainet saad? Lõhkeainete saamine Eestis ei ole mitte mingisugune probleem. Küll kanaleid on olemas, seda võib saada piiramatus koguses. Ja on sul mingi plaan ka, kuidas seda täpselt paigaldada siia, et kuidas seda kuju õhku lasta? Mis sa umbes mõtled niimoodi, et ma pean hakkama ümber kuju käima ja vaatama, kus nurga alla ma panen. Ei, need on ammu üle vaadatud, kõik kohad on teada, kuidas ta lendab ja see Aljoša lendab orbiidile, nagu ma just Top Radio saates ütlesin, et lendab orbiidile, jättes kirsad maha. Kui tõsiselt võtavad Jüri Liimi ähvardust aga Eesti politsei ja siseminister Kalle Laanet? See peaks otseselt olema nagu rohkem suunatud teise ametkonna valdkonda. Tavapolitsei loomulikult samamoodi analüüsib seda välja öeldud ja käitub vastavalt siis Eesti Vabariigi seadustele. Ma arvan, et meie ühiskonnas igasugused ähvardused kindlasti mitte positiivseid tulemusi too, et pigem tuleb lahendusi leida diskussiooni vormis. Praegu valvab Pronksist punaväelaste relvastatud turvamees erafirmast. Politsei andmetel tellis turvamehe Tallinna linnavalitsus. Pronksist punasõduri juures toimunu on paljudes eestlastes suurt nördimust tekitanud. Politsei sündmuskohal, kus siis põhitegevus toimus, Tõnismäel avalikult salvestas tegevuse, avalikult olid kaamerad paigaldatud tänavalgustuspostide otsa, kõik see tegevus on fikseeritud. Hetkel käib vastavate videolintide analüüsimine, erinevate õigusrikkumiste väljaselgitamine ja ka õigusrikkujate tuvastamine. See töö käib, see töö on üsna mahukas. Mida ka arvab asjast Jüri Pööm, kes sinimustvalget riigilippu kandes raevunud muukeelsete rünnaku alla sattus? Paar väikest kivi neil ei olnud midagi võtta, visati vett krae vahele, aga mis mind kõige rohkem haiget teeb? Nad elavad meie riigis ja nad rebisid Eesti lipu maha.